võib öelda, et Nikon hilines hübriidide mängu päris korralikult. Alles see aasta tutvustati meile 2 mudelit, Z6 ja Z7. Viimane on 45 megapiksline koletis. Erinevalt varasematest kordadest võtsime appi buduaari fotograafi, kes just lõpetas Z7-ga pildistamise. Palusime talle öelda 3 asja, mis talle meeldisid. No sensori suurus on kahtlemata see suur pluss tal. Ergonoomika, mida väiksem, seda mugavam kaasa võtta, ringi liikuda. 5-tunnine shoot on siis paari kilo käe otsas pidevalt testida on keeruline. Bajonett on oluliselt suurem sellel, vähe lihtsam neid objektiive teha valgusjõulisemaks. Ma ootan objektiive, mis on oluliselt valgusjõulisemad. Ning 3 asja, mis talle ei meeldinud. Minu jaoks ta jäi aeglaseks, kui horisontaalis liigutada, siis pilt jõnksus järgi. Lisaks kaadrite vaheline aeg jäi kohati pimedaks, äärmiselt häirib. Objektiiv on ka vähe selle. Milline inimene peaks vaatama Z7 suunas? Ja kas ta on ka mõistlik valik näiteks videograafile? Aktiivse eluviisiga inimene. Kui video vallas vaadata, siis pigem Z6. Aga kui suuri pilte tahad, millest võimalik midagi kroppida, pigem Z7 ikkagi. Millised on erinevused näiteks sinu enda T850-ga? Erinevus on minimaalne, võib-olla ainult ongi suuruseks. Kui mul praegu ei oleks praegust kaamerat, siis ma tõenäoliselt selle poole vaataks. Aga mis sa üldse hübriidkaameratest arvad? Hübriidid on suhteliselt tuleviku ja uus maa, mis praegu võib-olla ei ole veel täpselt see ideaalne. See on see niši asi praegu. Kas hübriid vahetab välja peegelkaamerad? Läheb selles suunas, et asjad lähevad väiksemaks ja kompaktsemaks ja kiiremaks ja nii edasi. Sellised on Raido esimesed emotsioonid peale mõnetunnist pildistamissessiooni. Kohe liigume edasi, aga esmalt täname oma sponsorit. Parim Nikoni kaamera ja tarvikute valik Eestis asub eemal kaubanduskeskuste mürast. Professionaalse õhkkonnaga Fotoakadeemia on hea asukohaga Faale majas, kuhu saab kas või ukse ette parkida. Lisaks Nikonile on esindatud palju tuntud kaubamärke, nagu Insta360, DJI, Godox, Sirui ja nii edasi. Kindlasti tasub küsida ka Sigma, Tamroni, Samyangi objektiive ning Sony ja Canoni fototehnikat. Kõigele lisaks uuel aastal toimumas kursused fotograafia algajatele ja naise portreefoto. Juhul kui tekkis huvi Fotoakadeemia toodete ja tegemiste vastu, leiad lingid video alt kirjeldusest. Z7 tundus T850-ga võrreldes veidikene aeglane ning objektiivide valik on natukene niru. Küll aga kompaktsus, fantastiline sensor, ilmastikukindlus ja suur bajonett muudavad Z7 heaks valikuks. Puudutusele alluv ja veidi liikuv ekraan on üks parimaid oma kategoorias. Nii menüüs navigeerimine kui sätete muutmine on mugavad. Loodame, et fookuspunkti liigutamine jõuab samuti puuteekraanile. Vanakoli joystick on tore, aga kui fookuspunkte on nii palju, siis see tegevus muutub suhteliselt kiiresti tüütuks. Paljud puudujäägid, näiteks objektiivide valik, paraneb ajaga. Praegusel momendil saab adapteriga kasutada F-moundi objektiive, mille fokusseerimiskiiruses või pildi kvaliteedis võrreldes seti enda objektiividega Raido vahet ei tundnud. Välja toodud must ekraan pildistamisel on parandatav tarkvara uuendusega ja ehk ainsad kripeldavad lahendused on mälukaardi valik, võrdlemisi kallis XQD ja pesade kogus 1. Üldiselt me nõustume Raidoga. Tegemist on fantastilise kaameraga, mille sihtrühm on varasem Nikoni kasutaja, kes kõvasti objektiividesse investeerinud, aga tunneb, et pool tonni käeotsast tassida on tobe. Aga igapäevane töö eeldab suuri pilte. Nikon, tere tulemast täiskaader hübriidide maagilisse maailma. Z7 on meeletu potentsiaaliga, aga hetkel veel natukene toores. Me tahame ka sinu arvamust. Kas Nikoni uued täiskaader hübriidkaamerad on võimelised praegusel turul pakkuma konkurentsi või pigem mitte? Ära unusta subscribe nuppu vajutada. Aitäh!